Tere head kuulajad, käes on järjekordse peavõidu episoodi aeg ja täna on meil külas, võib öelda üks Eesti rahva lemmikkorvpallureid. Mees, kelle esimesed aastad profikorvpallis võib-olla nii lihtsad ega sirgjoonelised ei olnud, aga kui lõpuks jalg Eesti-Läti liigas juba maha sai, siis hakkas karjäär üsna loogilist radapidi edasi liikuma ja tänaseks on mees ikkagi päris kõrgele jõudnud. Lisaks on tegemist mängijaga, kelle hea tuju on nii nakkav, et paneb naeratama kõige tõsisema korvpallifänni, paneb naeratama ka mind siin laua taga. Samas on see ka mees, kes teeb enda kallal väga palju tööd, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Ja täna räägimegi enesekindlusest, vaimsest tugevusest, eksimisest ja sellest, kuidas hoida pea selge, kui surve on suur. Tere tulemast saatesse, Artur Konontšuk! Tervist! Väga meeldiv sissejuhatus ja aitäh komplimentide eest. Ma juba vabandan selle kuulajate ees ära, et tänane saade natuke lühem tuleb, sest tegijatel meestel graafikud on tihedad ja ütleme nii, et seda tavapärast aega me ei leia, aga sellest pole midagi, sellepärast et asume kohe asja kallale ja esimene küsimus mul ongi sulle selline, et Artur, millal või kas üldse oli sul mingi selline hetke noorkorvpalluri elus, kus sa otsustasid, et vot nüüd on niimoodi, et minust saab korvpallur või lihtsalt tegid ja asi oli loogiline ja ühel hetkel olidki nagu poolproff? Pigem see teine variant, ma arvan, et 7-aastasest ma alustasin, mul oli 2 venda, vanemat venda, kes siis tegelis ka korvpalliga professionaalselt ja käisin nende mänge vaatamas ja mulle tundus nii äge, kõik see melu, energia, atmosfäär ja natuke isegi see pinge, aga kõik tundus nii kiire ja kõik olid nagu nii suured minu jaoks ja et see tekitas mulle niisuguse vau-efekti alati, kui ma käisin venna mänge vaatamas, aga jah, et see kõik läks kuidagi loogiliselt, et ei olnud see, et tavai, et ma nüüd tean, et ma hakkan, et pigem oli karjääri jooksul siukseid hetki, kus ma mõtlesin, et kas on ikka minu jaoks, et äkki, ma ei tea, nii palju maas kuidagi teistest, eks ju, pikkuselt, oskuslikuselt, ma ei tea, eks ju, et mõtlesin, et äkki hoopis ei olegi minu jaoks, et pigem oli vahepeal niipidi. Aga nagu siis pusisid ikka tõsise töömehena nagu Eesti mees ikka ja siis ühel hetkel leidsid ennast Pärnu trennist ja siis said aru, et äkki hakkangi profiks või? Jah. Seal pigem mul tuleb, ma arvan, see Ukraina veri pigem, et mul mõlemad vanemad on ukrainlased, et võib-olla sealt tuli see siuke mentaliteet ja siigindus ja eks siuke isa range kasvatus mängis ka kindlasti väga suurt rolli, et mäletan, et siuke asi oli, et ta ütles, et Artur, mul ei ole vahet, mis spordiga sa tegeled, aga spordiga sa tegeled. Oli seal mingeid muid variante ka või oled mingit muud sporti teinud või? Jaa, ma proovisin tennist, ujumist, ujumine siuke pigem kehale, noorel poisil on, ma väga soovitan tegelikult nagu just noorest peast natuke ujumisega tegeled, et see on väga hea keha, luustiku, lihaste arengule nagu, et tasakaalustab kõike ja aitab kasule kaasa ja tegelikult isegi nagu pikendab ka, annab sulle võib-olla elus 1-2 sendi, et ta sul venitab seda selgroogu. Aga siis jah, tennisega 2 suve ja natuke jalgpalli, aga jalka oli 1 kuu ainult, et see lõppes ruttu ära, et ma mäletan, et kui ma jalkatrennis olin ja mulle see pall tuli ja ma olin nagu tagakaitses, eks ju, ja mängisin ma väravahit, et siis tahtsin nagu äärt vahetada ja pall läks üle varba ja läks oma väravasse, et siis ma nagu sain aru, et oskus on pigem rohkem kätes kui jalgades. Okei, aga noorte klassides olid, sa tegelikult juba ütlesid, et sa vahepeal pigem mõtlesid, et ei jõua nagu teistele järgi, et nagu tegija ei olnud kunagi või täitsa siuke keskpärane vend? Miniklassis ma mäletan, et seal natuke nagu, seal olid kõik sama pikad, eks ju, et seal nagu sain hästi hakkama ja siis veel mängisin Johan Kärbi all, tema juhtis korvpalliklubi Paulust ja mängisin koos esiliiga hirmuga Jana Rannistega ja seal ma mäletan oli viisikutega veel, et tema oli ühes viisikus, tema juhtis ühte viisikut, mina olin teises viisikus, juhtisin teist viisikut, et siis nagu olid siukesed ägedad ajad, siis ma mäletan, et nagu olin nagu suutsin kõrge nii-öelda meeskonda nagu raskes aegedel aidata palju ja oli nagu efektiivne ja palju usaldati minu kätte aga siis oli see roll oli täitsa teine, et tõin palju üle, hakkasin liikuma. See minikorvpall või? Aga siuke mingi BA-klassid?
jah, et mingid seal juba jah, esimene jah, siuke tuli just kutse, ma mäletan U16 koondise laagrites, aga kutseks jäi, et ühes laagris ma osalesin lihtsalt ja aga siis aga muidu enne seda nagu kuskil niimoodi ei olnud kuskil nagu mingi kajastatud või räägitud või lihtsalt olin siin Eesti vahel, käisin ringi ja et olin Pärnus, olin Tallinnas, Altiuses mängisin vahepeal ja siis tulin uuesti Pärnusse tagasi ja siis läksin Kadrinasse ja et siis seal Kadrinas nagu oli see enne Kadrinat ja kui mind Audentesest välja pruugiti Audentese katsetel, et siis oli see, et kui ma mõtlesin, et äkki noh, et siis ma nägin seda isa pettumust nägin ka ja sest mõlemad vennad olid pääsesid Audentesesse ja olid seal ja et aga siis mind vastu ei võetud ja siis ma mõtlesin, see oli see, et kui ma mõtlesin, et äkki ikkagi nagu liiga punitamine ja äkki. Aga kuidas sa siis suutsidki selle mõtte nagu maha maata, lihtsalt isa nägu oli siuke, et kurat, ei, ma pean ikka veel proovima ja kas see andis ka mingi tõuke, noh tänaseks ilmselgelt iga Kossu fänn saab aru, et sa oled nagu mees, kes teeb enda kallal nagu tõsist tööd nii oskuste kui ka vaimse poole kõigega, kas see selline väljapruukimine võis ka anda mingi tõuke sellele või siis veel seda nagu niimoodi ei võtnud? Jah, siis kindlasti ma seda niimoodi võtnud. Siis oli väga palju siukest enda mahategemist, süüdistamist, väga nagu jah, enda nagu väiksemaks tegemist, eks ju, et ei olegi võimeline, ei ole väärt seda ja et ei olegi piisavalt hea ja et pigem olid siuksed mõtted jah, aga jällegist see ja ma sain läbi selle ja see pigem kasvatas nagu ikkagi lõpuks nagu paksu naha tegelikult, et siuksest ja sain aga ma mõtlen, midagi ju pidi ikkagi nagu juhtuma, sest kui sa ütled, et 16-aastaselt minnakse umbes Audentesse sinna 10. klassi, eks samas sa 17-aastaselt juba Pärnu esindusmeeskonna rivistuses vaatan selle loo ajal 15 mängu ka ja küll minutid, punktid, need on väiksed, aga tühja koha pealt ju Eiko oli vist treener siis juba, ta ju ei võta, et kuidas see nagu connection siis seal oli või mis sa ise arvad, mis ta siis sinus nägi või olid sa selleks ajaks siis tõesti nii palju arenenud, et kui Audentesesse see aasta varem ei sobinud, siis nüüd võid siin meistriliigas rahulikult põrutada. Jah, ma ei oskagi sulle loogilist nagu vastust anda sellele, aga jah, ma tegingi siis, ma olin siis 2 aastat Kadrinas ja seal oli nagu siuke täiesti omas mullis väike koht, ma ei tea, seal paar tuhat elanikku, eks ju, väga head tingimused, kogu aeg panime jõusaali, et siuke old school jõusaali kavad, eks ju, rinnale võtmine, eks ju, kükid ja rinnalt surumine ja kõhuriased pidid olema ja aga siis 2 hooaega tegin ära ja siis suvel tahtsin trenni teha ja isa vist läks rääkima, ma ei teagi, kas ta läks Heikoga rääkima või läks Johniga rääkima või kuidagi jah, et siis ma sain suvel Pärnu Sadamaga trenni teha ja kuidagi jah, vist Heikole nagu jäin silma ja eks tal oli sinna pingi peale vaja nagu siukseid noori ja võib-olla mingid trennikehasi ja et siis nagu ma nagu sobisin talle ja otsustas mind kutsuda Pärnusse. Aga kuidas siis, ma ei tea, mäletad ka seda, see on ikkagi nagu päris meeskond, on ju, et oli kuidagi keeruline sealt Kadrinast sinna meeste vahel ka hüpata või eks Heiko mängujoonist siis veel kindlasti ta oli ka alles alguses natuke teissugune, võib-olla natuke keerulisem isegi, et ma ei tea, mis sa sellest alguse perioodist seal nagu mäletad, et kas oli seda sama enesetampimist kõvasti või olid juba sellest faasist kuidagi natuke välja kasvanud? Siis oli juba parem, et siis ma nagu mõtlesin, et nüüd kutsutakse Pärnusse meistriga meeskonda, et see ju peab midagi tähendama, eks, et midagi ikkagi teen õigesti ja kuskil tasemel ma olen juba siis arenenud. Et aga muidugi ta kerge ei olnud, et kui ma seal näiteks pidin rannaraapi katma, kellest ma olin reaalselt, ma olen 3 korda lihtsalt väiksem nagu, et tema õlg oli sama suur kui minu 2 reit kokku. Ma nägin raapi hiljuti, sa oled praegu ka 3 korda väiksem. ja vaata, suruks ikka veel mind korvi alt ära nagu, et kui ta peale see ühe põntsu paaks ala, aga ma lendaks samamoodi minema, nagu kui ma 17 olid, et see oli päris raske, et siis ja nagu selles suhtes, et ma sain aru et mis tegelikult see meeste mäng tähendab ja et siis ma olin ikkagi veel nagu poisike ja et need minutid ja asjad, et need olid nagu pididki nagu
pididki siis sellised olema, et ma sain aru, et aga igal juhul ma olen väga tänulik selle kogemuse eest, et ta kerge ei olnud, ma mäletan, ma olin 12. klassis, ma käisin veel siis koolis, et ma üritasin kooli kõrvalt siis trennis käia, meil oli 2 trenni päevas hommikul, et kuidas ma siis nagu käin, et vahepeal lihtsalt ma pidingi üle laskma tundi, et lihtsalt trenni jõuda, aga vahepeal olidki mingi kontrolltööd ja pidin Eikole ütlema, kuule, et ma täna ei saa, mul on kontrolltöö, et see oli ka natuke see, et ma ei saanud kogu aeg nagu meeskonna olla ja trenni teha ja et sükest ringi tõmblemist oli palju. Aga no sellest, et kool nagu ei taha plaani, siit ma loen välja, et tolleks hetkeks olid sa ikkagi nagu otsustanud vist, et paneme selle põhipanuse ikkagi kossule ja hakkame kossumeheks või? Ja oli küll. Pigem mõtted olid selle trenni peal, et kuidas ma nüüd siit ära lähen ja vaatasin, et okei, järgmine tund on geograafia, et kuule, et äkki ikkagi jõuab maituuridega mängida. Ja küll ma siis seda maatuurin, kui ma trenni kõnnin, eks ju. Et aga jah, et ma lihtsalt üritasingi, ma ei olnud väga hea koolipoiss, ei olnud väga hea õpilane, et selles suhtes ma arvan, et me oleme suht samad nagu Jaanar. Ei, mina olin väga hea õpilane. Sa olid väga hea. Ma sellest ei räägi, aga hea, et kiituskirjaga ei lõpetanud. Aga kool ei ole täna see asja teema üldse. Tegelikult ma vaatan seda su selle esimese hooaja statistikat, 15 mängu, 4,1 minutit, väga vähe on ju 2 punkti, kõik on nagu noor mängijaga nagu loogiline, aga üks asi, mis mulle nagu silma hakkab, on see, et su 3% 43%. Ja see, kui sa mängid 4 minutit, see tähendab, et sa tõenäoliselt istud terve mängu ja seal lõpus tuled ja pead seal nagu tegema. Ja see on päris hea protsent. Kuidas sul nagu see õnnestus? Kas võib-olla, ma mõtlen, nagu 2 sorti mängijaid on minu meelest. Ühed on need, kes visatakse seal mängu lõpus mängu ja siis nad ei taha enam eksida, nad ei taha midagi ette võtta, peaasi, et nagu midagi negatiivset pole. Ja see on teine grupp tüüpe, kes visatakse ette, kes tahaks nagu kõik ära teha selle 3 minutiga. Sa vist oled teine grupp või? No tahaks öelda küll jah, et mul ma arvan, et üks asi kindlasti, mis ma kaasa võtsin Kadrinast ja seda ma olen siis oma kunagisele treenerile seal Kadrinas Raivo Tributsovile öelnud ka ja väga tänulik olnud selle eest, et tollel hetkel ma ei saanud aru ja kurat jälle ta sõimab mind, eks ju, et aga kui ma näiteks olin vaba ja lõin seal kõhklema peale mann ja siis tuli terve saali Jänes vaata karjus mulle ja terve saali, kõik kuulsid, eks ju, iga kord, kui ma vaba olin peale mann karjub Jänes ja nagu heas mõttes ma olin siis nagu traumatiseeritud või et kui ma vaba olen, siis mul oli juba see nii kuidagi lihas mälus, et ükskõik kui külmaga ei oleks ja et selles suhtes ma sain aru oma mängitüübist või oma rollist seal, et kui mul oligi lihtsalt, ma mängin kaitset, ma jooksin lihtsalt nurgast nurka, et mind kutsutigi lihtsalt corner to corner Artur, eks ju, ja et kui ma vaba olen, siis panen ja tuli hästi välja ka ja mind otsiti ja Raap jagas mulle väga head söötu seal vahepeal ja et ma ei tea, ma ei teadnud seda protsenti, aga 43 on päris hea. Mis sul Raplas oli siis? Ma ei tea, ma olin nagu kohe tegija. Et siis mingi 33 tõenäoliselt. Okei. Aga Kalevis ma olin täpselt samas rollis ja seal oli ka seal VTB-s vist mingi 50 kanti, sest mul oli Savised minutis lõpus mulle mängid see 3 kätte, ma ehmatasin selle sisse, ma ei saanud arugi üldse, nagu mäng hakkab lõppema või midagi. Aga oligi, mina olin ka selle mentaliteediga, et kui mul on võimalus, siis mul on võimalus võita. Täna räägitakse sellest väga palju, et miks me oleme nüüd kehalise muutunud liikumiseks ja et tegelikult õpilased, kui näevad vile või mõõdulinti, siis järelikult hakkab mingi võistlus toimuma ja kui toimub võistlus, siis meie sinuga ja tänapäeva noored, ma saan aru, erinevadki selle poolest, meie näeme seal võimalust võita, kellelegi ära panna. Tänapäeva noored näevad seal võimalust kaotada ja häbisse jääda. Ja sellepärast, enam kehalises, ei saagi põhimõtteliselt midagi teha ja selle kartusega, ma arvan, on väga raske nagu profispordis üldse kunagi hakkama saada terves elus tegelikult. Et kogu elu ju ongi mingis mõttes võistlus, mida parem sa oled, seda kõrgemale sa jõuad, ilusamat elu elad või see on muidugi iga ühe enda nagu, et missugust elu ta tahab selle. Kuule, aga tuleb tagasi sinu juurde, et tegid Pärnus oma hiilgav aasta ära, protsent nii ja otse välismaale, eks Tšehhi akadeemia, mul see nimi praegust meelde ei tule. Get Better, okei, kuidas Get Better Academy'sse, ikkagi esimene laks välismaale, ma ei tea, kui palju sa varasemalt üksi elanud, midagi sellist teinud oled, et pidid kaua mõtlema või tuli võimalus, ma ei tea, kas see oli mingi tasuline asi üldse, et pidid ise maksma ka?
et siis tundsid, et oled nüüd valmis minema või mis see nagu eesmärk sellele minekul oli? Ma tahtsin minna, kuna ma siis sain teada sellest akadeemiast, mind kutsuti sinna, et siis peale seda U18 Euroopa meistrivõistlust, et esinesin seal soliidselt ja tuli pakkume sealt akadeemiast, aga siis kui ma kuulsin, et see akadeemia nagu põhineb sellele, et nende ülesanne on saata mängijaid Ameerikas ülikooli, et sa mängid seal näiteks hooaja, 2 hooaega, mis iganes, ja nad teevad sellist video ja nad saadavad nagu 100 pluss ülikooli laiali nagu, ja sult tuleb nagu pakkumisi, et nad natuke teevad sellist nagu agenditööd ka sinu eest, et mul siis nagu agenti ega midagi olnud ja minu eesmärk oli USA-sse saada, et mu vend mängis seal ja siis ma nagu üldse see Ameerika ülikoolis mängimine tundus nii äge ja ongi saab nagu noorte vahel panna, et täpselt nagu arengul ka võib-olla ja et ma ei tea, et kohe siin meeste vahel, et peadki, ma ei tea, võib-olla 3-4-5 aastat, kuni sa ise arened kehaliselt ka veel, et sul läheb aega, et nagu harjuda sellega, eks ju, aga võib-olla, et kui ma läheks kohe noorte sisse nagu enda vanustega mängima, et siis võib-olla see areng oleks nagu kiirem. Minu nagu mõtteprotsess oli selline. Ja kui kohale jõudsid, siis kuidas see mulje oli? Läks nagu lepase reega see aasta või oli niisugust tuska ka ikkagi meelel? No ta oli jah, mõlemale poole oli, et tingimused seal ei olnud nagu kõige paremad, nüüd nagu nad on arenenud ja asukohta vahet, nüüd on see akadeemia palju parem see nagu kohas, et aga me olime Prahas, Praha külje all, et metrooga sõidad 15 minutit ja oled Praha kesklinnas, et see oli väga kõva ja kogu see nagu kuidagi hea välismaal olek, et ja mängimine kõik on inglise keeles seal, et sul on mängijad Hispaaniast, sul on Argentiinast, sul on, ma ei tea, Brasiiliast oli seal isegi mängijad ja siis oli ka see, et mul oli kaks eestlast oli ka minuga, et Mark-Andres Jaakson ja Andre Loigo, kes mängib praegu Paide Betmasteris, et tervituse neile ja et olime ühes toas kolmekesi ja et see tegi ka kindlasti palju kergemaks, et nende vanemad käisid, tõid vahepeal Eestist midagi meile kaasa ja minu vanemad käisid ja et Praha ju väga hea sihtkoht ka kuhu minna, et selles suhtes jah, aga see oli esimene kus sa said nagu päris elust või nagu üldse nagu niisugust maiku, et profisportsi muidu tehakse kõik ette taha ära, eks ju, aga kuskil ja kui sa oled niimoodi akadeemias või niimoodi, siis seal nagu keegi mitte midagi sinu eest ära ei tee, et peadki endale ise süüa tegema, eks ju, ja pead koristama, eks ju, pead riideid pesema hakkama ise, et siis veel maksma ka selle kõige eest. Ja pead ise peale maksma ka kõige eest, jah, täpselt, jah. Aga siis selles mõttes seal vist nagu trenni motivatsiooni probleemi vist väga ei teki, et kui sa ise ikkagi maksad, siis mida sa maksad, kui sa teha ei viitsi? No sa mõtled, et ikkagi ju vanemad maksid, eks ju, et mul ei seostad seda kuidagi enda. Jah, ei seostad, jah. Et nagu jah, et see ei olnud üldse odav, et Aga suutsid ikka Kossule keskenduda, sest ma tean, me lähme sinna USA-sse ka korra, et sulle tegelikult ju meeldib see Ameerika peal siis American Dream, ütleme, kogu kõik see, mis, aga Tšehhis ka, mainisid juba väga rõõmsal näol, et 15 minti Prahasse, Praha on lõbus koht, eks, et jõudsid ikka nagu auru trenni ka jätta või elasid seal seda kodust välja pääsenu elu ikkagi välismaal, keegi kontrolli sisuliselt on ja mine ja mölla, et jah, nad üritasid kontrollida, aga väga palju ei saanud, et ikka sai akendest välja õpetat küll esiti ja nad tead isegi. Aga ei, ikkagi trenni peal läks ka väga palju auru, et selles suhtes seal oli, mis meil oli seal 4-5 treenerit, eks ju, spetsiaalselt olid individuaalsed trennid, eks ju, kus võetigi, ma ei tea, 3-4 mängijat ette ja panid lihtsalt hommikul mingi tund-poolteist lihtsalt ainult mingi drille, eks ju, erinevaid, et põrgatus harjutsi, viskaharjutsi ja niisuguseid asju ja õhtul tuli siis mänguline trenn otsa ja see nagu kava oli päris tihe ja väga palju oli nagu meil niisugust topelttrenne ja kaks trenni päevas, et noored ka kõik, et seal nagu tagasi hoitud nagu, et väga palju vabapäev ei olnud, et tavaliselt Antiga võib-olla peale ainult mänge nagu. Kas kuidagi vaimse poolega ka tegeleti või see oli nagu puhas füüsiliselt, anname minna, et mingi abiline kuskil, kelle poole pöörduda või midagi sellist? Ei olnud.
natuke vara veel vist oli. Jah, seal, ma arvan küll jah, seal oli vara natuke, seal oli, seal tegelikult nagu peatreener oli, ta oli päris karm, ta oli väga karm ja otsekohene, aga samas ta nagu oskas nagu siin nagu õigesti mõtlema ka panna, et ta sai aru, kui sul on raske ja sul on mingi seal raskem periood olnud, sul mängud ei lähe hästi, ta kutsus enda kontorisse ja kõik oli samas nagu hoones ja kutsus rääkimist siit temaga üks ühele laua taga ja rääkiski pool tundi ja ühesõnaga said kõik nagu maha laadida või tema sai nõuand, et nagu natuke ikka oli jah, natuke. Aga Tšehhist edasi see eesmärk sai siis täidetud, koha nad sulle leidsid, on ja Southern Mississippi või oli jah, 2 aastat sealt, mänguliselt statistikat vaadates nagu ega vist nii hästi ei läinud, kui oleks võinud ette, esimesel aastal muidugi 26,3 mänguminutit, keskmiselt 29 mängus, suht okei, 3 hästi ei läinud, aga järgmisel aastal ainult 16 minutit, et mis seal 2 aasta vahel siis juhtus? Ma otseselt ei teagi nagu, mis nagu kohe niimoodi juhtus, et 10 minutit vähem sai mängida, aga et teine aasta lihtsalt oli võib-olla see, et mingid juba uued mängijad tulid ja seal on see, et niisugust hierarhiat on nagu palju. Et eriti siis me võtsime Mississippisse, teisel aastal oli Mark-Andre Jackson oli ka minuga, et see pisinda sinna. Võttis mängu ära kohe, jah? Ei võtnud. Jah, et me olime erinevatel, ma mängisin 4 positsiooni, ta mängis 3 positsiooni, aga kuidagi jah, sellel ameeriklasest niisuguse old school treeneril Euroopased väga ei läinud peale, et me ei läinud talle peale, et seal kutsus meid igasuguste nimede järgi ja nagu arusaadav oli, et ta ei näe nagu meis niisuguseid mängumehi, vaid pigem trenni kehas ja Okei, aga esimesel aastal veel ei tundunud nii, et miks sa sinna veel teiseks aastaks jäid või tegelikult esimese aasta minutid on ju head, et ja märke polnud, et läheb hullemaks? Märke ei olnud, ja ma ei teadnud, mingid telgitagusid ei teadnud, keda nad seal, eks ju, värbavad ja mis plaanid nad minuga on või et see suhtluspool oli suht siuke minimaalne, et ei teadnud, et ma lihtsalt mõtlesin, okei, et teen siis teise aasta ka, et ma sain palju mängida ja teen hüppe edasi, et võib-olla siis peale teist hooaega nagu teen parem statistika ja saan ülikooli vahet. Jah, NBA-sse, jah. Just. Päris nii kõrget ei mõelnud? Ei mõelnud. Ma jah, et mul oli just see, et kuidagi ma mäletan, et mul ema on ikka see, kes mul siuke, et Artur haridus on väga tähtis, kasuta seda võimalust, saad 4 aastat seal olla ja tasuta veel, eks ju, et saa oma power kätte, eks ju. Et see oli ka nagu mul eesmärk, et see paber ka kätte saada, aga nii läinud. Ega kõik eesmärgid polegi täitmiseks selles mõttes. Aga kui sa seda olu seal nagu kirjeldad, et treener nagu reaalselt, tal on kohe nagu mingi beef, eks ole, et ei meeldi, siis niimoodi võõral maal Jaakson oli kõrval, see oli kindlasti nagu suureks abiks, ma kujutan ette, et omavahel seal hea eesti keeles kiruda, eks, aga ikkagi aasta aega niimoodi siukses keskkonnas nagu nühkida, ütleme, nõrgem vend lõpetaks kossu ära, ma arvan, et mis seal nagu aitas seda nina selle sammuse peal nagu hoida? See kogu see ümbritsev, ütleme, elu siis või? Jah, pigem küll just. No see, et sul oli, tegelikult sa olid päris kogu aeg, igapäevaselt olidki selles nendes õpingutes sees ja 2 trenni päevas veel ja siis kõik see kodutöö tegemised seal, et ma ei tea, kirjandite kirjutamised, et see said nagu kuidagi selles nii sees seal, et sa ei näinudki nagu muud või nagu sa ei pandki väga tähele, et kui ma ei tea, et kuule, et äkki nüüd on ikka päris halb, et peaks nagu midagi muutma, et sa lihtsalt panid hambad ristis edasi lihtsalt, et mingid võib-olla olidki juba väiksed mingid sümptomid hakkasid tulema, et tõesti väga mingi seal kurvad mõtted või tunded, eks ju, ja et võib-olla mingi depressiooni sümptomid võib-olla isegi hakkasid ka tulema, nagu võib-olla oligi, et ma ei osanud seda siis veel nagu niimoodi sellest aru saada, aga et ma teadsin, et peale teist hooaega ma tahan kindlasti ülikooli vahetada, et panin oma nime sinna transfer porterisse kirja, et kus siis mängijate vahetus toimub
mängijate valimine ülikoolide poolt, et aga seal mingid nagu häid pakkumisi ei tulnud, et ma sain vigastada ka veel. No oligi see ka veel, et see näitas mulle, kuidas, kui vähe nad nagu tegelikult mängijatest just, kui sa ei ole nagu normaalses ülikoolis või keskkonnas, siis nagu kui vähe nad hoolivad, eks ju, mängijatest, et vigastasin põlve 4 korda, et mu põlvekedre luu hüppas nagu põlve pealt nagu 4 korda välja, et alles siis nagu ma sain opile, et tegelikult juba peale esimest või teist korda nagu, et siis nad peale juba teist korda paid mulle mingi rauakolaka, paid jalga mulle, eks ju, et nägin nagu mingi Ironman välja. Ma tean seda tunnet. Tead seda tunnet, eks ju, no vot ja, et ja sunniti ikka mängima, eks ju. Ja noh, ise ma nagu ei osanudki nagu enda eest niimoodi veel võib-olla seista või... Aga see on väga hea teema, nagu millest sa praegu räägid, sest tegelikult minul ka mingis mõttes see story kattub, et sa ei oska nagu sul on valus, sa tunned seda, et tegelikult täna kui küsib, siis ma ütlen, et sul ei ole mitte kedagi teist seal kuulata, sest mitte keegi teine ei näe su sisse, arst teeb MRT, aga see ei pruugi ka seal olla see tõsi, et tuleb nagu väga enesekindel olla, aga sellise noore mehena, mis sa seal oled meil 20-ne äkki sinna kanti, et siis justkui muidu minu meelest 20-sed, 21-sed, need on väga targad inimesed maailmas, nad teavad kõike peaaegu, eks ole, kõik teised on rumalad, aga vot seal ennast ei usalda, ise ennast tegelikult ei usalda. Ja see on päris karm jah, et põlvekeder nihkus siis nii-öelda koha pealt ära läks tagasi, kas pärast seda igat nihkumist oli ka mingi väike paus või läks kohe edasi või missugune vigastus, ütlesin, ma ausalt polegi nagu niimoodi kuulnud. Jah, et ongi jah, et see põlvekedre luu jookseb siin, eks ju, selle sääreluu ja reieluu nii-öelda vahel ja siis ta nagu hüppab sulle, oleneb, kas ta hüppab su sissepoole või hüppab väljapoole, eks ju, aga et oleneb, kas ta jääb su sinna või tuleb tagasi, aga lõpuks mul oli esimesed korrad, eks ju, et siis oli nagu väga valus ja olin seal mingi 3-4 nädalat väljas, aga järgmised korrad, 3-4 kord põhimõtteliselt ma võisin nagu, ta oli juba nii mitu korda ma välja, need sidemed nii lõdvad, et kui ma astusin trepist natuke valesti, eks ju, ja panin selle jala sinna põranda peale, et siis ta juba võis mul välja hüpata ja siis ta oli nii lõdva juba, et vahepeal see juhtuski mul mängu jooksul ka, et kerge nihastus oli, tuli tagasi, aga ta ei olnud valus, sest ta oli lihtsalt need sidemed oli juba nii läbi venitatud, eks ju, et üle venitatud, et ei olnud isegi enam nagu nii valus või. Aga mis hetkel hooajal sa sinna opile lõpuks jõutud? Mis hooajal? Ei, ma mõtlen, et mis hetkel nagu lõpus, jah? Jaa, lõpus, jah. Ja see oli pealhooaega veel, et ma tegin ikka hooaja lõpuni, jah. Opil käisid USA-s? Ja hoopis käisin USA-s ja siis jällegist, et ma ei tea, kes seal USA-s on, eks ju noored, et jumala eest palun tulge ikkagi Eesti tagasi ja tehke ikkagi see Eestis siin nagu kindlasti kätest tehke see op ära, et ma tegin seal opi ära ja tulin siia ja siis mul Rõivassepp vaatab seda põlve, vaatab seda armi ja teab, ma ütlesin talle, mis op oli ja ta ju võib silmad kinni ka need operatsioonid, et ütles, et kuule, et mis asja, et sul peaks 2 pisikest auku olema, eks ju, siin ja aga mul lõigati terve põlv, lõigati lahti, eks ju, ja tehti veel mingi 3-4 lisalõiget sinna ja ja see põlv ei ole mul tegelikult aastat natukene, olen nagu Rain Veidemanni sündroom on natukene, et üks jalg ei ole mul üldse nagu all, et see parem jalg ma nagu vasaku jala pealt võin nagu pealt panna, eks ju, aga parem jala pealt ma vaevu puhutan nagu rõnga ära, et sellepärast võib-olla ma olen hakanud nagu 2 jala pealt hüppama, et üritasin, mis ma üritasin seal taastravi teha, et see tegelikult jah, mul natuke ikka rikkus ära selle parem jala. Aga kaua see taastumine aega võttis sellest hoopis? 10 kuud. 10 kuud? Ja, see päris suur op, jah. See on päris suur op oli, jah. Okei. Tahtsin seda USA kohta küsida, et ülikoolis me ju näeme, et staffid on suured, treenerid on palju, justkui tavaliselt on nad nagu meie ajast nagu ees ka mingite tehnoloogiate ja võtete poolest, et kas seal, eriti siukses keskkonnas, kus nagu treener valimatult osasi mängijaid sõimab, kas seal oli mingi psühholoogiline tegelane ka meeskonna juures mitte midagi? Mitte midagi, ei olnud jah. Ei olnud kellegi poole pöörduda, kellegi rääkida. Aga kas tol hetkel ise olid mõelnud selle peale, et äkki peaks? Või ei olnud veel pähe üldse tulnudki siuke idee? Jaa, ma tundsin ja nagu ühe isiku leidsin, see oligi 3. abitreener,
kes oli ka kunagi Euroopas mänginud ja siuke nagu rahulikum, natuke vaiksem, aga nagu temaga me väga hästi läbi ja tema nagu aitas seal päris palju, et istusime ka tema kontoris seal päris tihti üksi või nagu kahekesi ja rääkisime nagu, et aga siukest jah, mingi professionaalset psühholoogi abi ei olnud nagu. Ma hakkasin nüüd selle peale ka mõtlema, et kui sa ütlesid 10 kuud olid aastama, kas sa teadsid juba enne nagu oppi või ütleme siis, kui sul see vigastus nagu igapäevane asi oli või natukene ja sa mõtlesid, et peaks korda tegema, kas sa nagu ujutasid ette ka, et see on 10 kuud või sa arvasid, see on mingi, et mulle lihtsalt, kui ma nagu kuuleks, et mul mängus läks, aga ma mängisin edasi, siis ei tundu nagu, eriti noore mehe peas, mis see siis on, et teeme paari kuuga maksimum korda, 10 kuud, see on ju ikka mega aeg. Ja, no jah, et seal lõpeb, eks ju, hooaeg märtsis ära, siis mõtlesin, okei, ma teen kohe opi ära ja siis, eks ju, ma peaks umbes seal detsembri-jaanuari nagu tagasi olema. Et see, nagu ma tegelikult nagu sain aru, et väga pikk op on, aga ilma selleta ma ei saa. Et mul on niisugune soodumus ka natukene anatoomilist, et mul need põrve- ja kedreluud tahavad natuke kergemini maha hüpata põlvede pealt. Aga teadsin, et ilma selle opita ei saa ja ma selle raudkulakaga ei taha oma kogu karjääri jooksul mängida, et mõistlik. Ja. Samas on katted päris hea panna nendega ma mõtlen, et põlvedes. Paar korda seal kuskil VTB-s mingid vennad on pikali visanud küll, sest minu omal olid veel külje peal mingi suured metall nagu jupid. Aha. Ja ma ei meelega ei tee, aga nad on nagu ikkagi minu jala nagu sellest silindrist siis väljaspool. Just. Ja mingid vennad jooksid sinna kattesse, ma lihtsalt arugi, vaata, vend on pikali jäsku. Ja ise see tundnud, eks hea, aga mõtte mingi raudkolak vastu põlve kuskile saada et see võib päris valus olla. No aga käisid opil ära, ma ei tea, siis pidid veel USAs aega veetma kooliga midagi tegema või said kohe Eestis ära tulla? Ei, see oli täpselt koroonaaeg ja kõik läks e-õppele ja siis ma saingi Eesti tulla, aga sellega oli ka korralik jändamine ja ma mõtlesin, ma jäängi sinna USAsse ja ei saagi sealt tulema. Mis probleem oli? No seal olid need ma ei mäleta, kus see täpselt oli, aga ühesõnaga Ameerikast sa ei saanud välja lennata. Ja siis oligi lõpuks jõudis nii selleni, et ma helistasin, mul oli saatkond oli telefoni kõnes, eks ju, ja andsin sellele töölisele ja et ma andsin kõik need testid asjad, mind lasti turvakontrollist läbi ja sain oma piletid kätte kõik, aga kui enne siis kui boarding hakkas ja näitan oma passi, näitan oma piletit, kõik on korras, eks ju, ja siis öeldakse, et kuule, et ei, et sa ei saa minna. Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et USA või tähendab Eesti saatkond, Eesti saatkond vist oligi juba siuke telefoninumbri tehtud või abi koht või et abiliin ja ma istin sinna ja see mingi naine torotsus, ma ei teagi, mis ta lõpuks nimi oli, aga ma olen südameni tänulik talle, sest ma mäletan, et minuga olid veel mingid 3 noort inimest, 3 noort tüdrukut ja neid ka lennuki peale lastud, mind lõpuks lasti ikkagi, et ma just ütlesin, okei, ma ei lähe Eestisse, lihtsalt laske mind Euroopasse, et kas või et mul on Euroopa pass, et juba sealt nagu vaatab edasi ja neid ei lastudki ja lihtsalt nagu puhkisid nutma seal ja siis mõtlesin täitsa lõpp, et nii õudne vaatepilt tegelikult, jah. Ta oleksid ise ka nutma hakka, kui poleks saanud. Koduigatsus oli suur vist. Ja mul oli nii koppes sellest Mississippist ja kõikidest nendest oppidest ja sõimust, treener sõimust ja mõtlesin jumala eest, et ma ei tea, mis ma teen, kui ma nüüd siia kinni jään ja aga lõpuks ikkagi sain tulema, jah. Aga siis oligi jah, see oli see koroonaaeg ja sain e-õppele minna ja läksin Eesti ja siis juba mõtlesin, et no siis käiski see transferportali teema, aga siis nägin, et midagi ei saanud sealt ja otsustasin siis uuesti pärast seda tagasi minna. Et siis said seal rahulikult ennast üles töötada ja no nagu ma sissejuhatuses ütlesin, tegelikult kui see põlv siis nüüd nagu alla sai ja mängima hakkasid, siis 2021-2022 hooaeg Pärnu sadab esiteks Eesti meister on ja sinul 25 minti, 12 punni, 5 lauda, 3, et 50% praktiliselt, et mismoodi sa siis taastusid või mis sa nagu tegid, et
no ma tean ju, natuke me teame üksteist ka, ma tean, et sa tegelikult täna väga aktiivselt tegeled ka sellega, et sa oleksid vaimselt heas vormis. Võib-olla ma sihin sinna, et nagu kas siis selles taastumises äkki, mis hetkel sa nagu hakkasid sellega tegelema või mis hetkel sa avastasid, et okei, see, sa oled väga selgelt ju viskaja ka, sinu jaoks on eriti oluline veel see vaimne valmisolek, on ju. Aga millal see nagu su teadvusesse jõudis ja okei, me võime selle peale mõelda ja võib-olla kõik ongi mõelnud, aga sa tegid nagu reaalse sammu, et hakata sellega tegelema, et mis sind selleni viis või kuidas sa selleni jõudsid või mis hetk see nagu oli? No Pärnus oli see lihtsalt, siis ma veel ei tegelenud, ma hakkasin alles tegelema sellega 2 aastat tagasi. Okei, Hispaanias või seda? Peale Hispaaniat, Oldenburgis, kui Saksamaal. Aga Pärnus mul lihtsalt nii suur pingelangus, et ma olen lihtsalt jälle turvalises kohas nagu, et ma olen kodus, ma elasin vanemate juures, ma olin oma kodulinnas, omad sõbrad, eks ju, pere, kõik on nagu siinsamas, et sealt kuskilt USAst, Mississipist, eks ju, kus sa tunned, et sa lihtsalt ei kuulu ja igal pool campuse alast on kõik, eks ju, täitsa nagu ingliskeelse huud, eks ju, et see lihtsalt keskkonnavahetus ja koju tuleks see nii suur pingelangus lihtsalt ja tundsin, et nagu, et vähemalt nagu hoolitakse siin ja tegin korralikud aastat ravi, nagu üritasin teha ja siis meeskond oli see väga, väga normaalne, eks ju, väga, väga head inimesed ümber ja eks ju, Hugoga siis esimest korda niimoodi hakkasin seal läbi saama ja et kõik oli kuidagi, kõik oli lihtsalt loksus paika nagu, et kõik asjad, mis olid, kõik asjad nagu olid minu kasuks nagu. Nojah, edukas hooaeg seljadaga edasi koos peatreeneriga Kalev Cramosse. Enda kogemusest võin rääkida, et ütleme, kui lihtsalt lähed Kalev Cramosse, nii et treener ei ole nagu sinu vana treener, siis teatud selline pinge on ikkagi sees, et see on ju väga valitud seltskond, palju neid mängijaid siis siin Eestis on, kes Kalev Cramos mänginud on. Kalev Cramol on teatav, rahvas ootab sealt midagi, on väga suur vahe, kas mängida Pärnuga Kalev Cramo vastu või Kalev Cramoga Pärnu vastu. Mentaliteedid, kas aga samas, sinul tuli Heiko, oma treener võttis suga kaasa nagu, et ma kujutan ette, et selles mõttes natuke justkui on lihtsam, et sa oled kohe süsteemis sees, sa tead, mida treener sult ootab, sa oled enam-vähem tead ka, et sa saad nagu mängida, kui sa mängid nii nagu eelmine aasta, ja sa ei pea otseselt hakkama seal trennis nüüd meeleheitlikult midagi tõestama ja Eestis üldiselt on nii, et trennis on nagu nii raske tõestada, sest treeneritel on mingid mängijad, kes on nende kas kaua olnud või midagi ja kui sa võid neid vahel üle mängida, see ei garanteeri sulle nagu justkui midagi. See on kõik väga arusaadav, aga kuidas sinul ikkagi Eesti esiklubisse minek, muidugi sa tulidki meistriklubist ja läksid vist siis kehvemasse. Aga kuidas see mänguliselt sul nagu seal õnnestub, hakkasid tegelikult ju kohe eurosari ka ja ikkagi väga tugevad mängud? Jah, no ma arvan, et too hetk nagu praegune Kalev või siis, kui mina olin, et see ei andnud võrrelda siis, kui näiteks sina olid. Et see mängijate tasemete vahe ei olnud, ma arvan, nii suur, eks ju, kui see mingid näiteks 10 aastat tagasi oli. Eks ju, et siis, kui te VTB-d veel mängisite. No jah, seal, meil oli jah ikkagi paar nagu mingit väga-väga kõva venda. Eks jämba vennad seal ja mis iganes, eks ju, et aga jah, et kuidagi nii palju kuidagi pinget, mul oligi see just, et andis sükest mugavust või turvatunnet, oligi see, et Eiko just kutsus mind, eks ju, et just Eiko kutsuski mind ja võttis kaasa mind, et tuttav süsteem, et ja Hugo tuli kaasa, eks ju, ja kuidagi jah, et ei tundnud sükest väga nagu, et oi, et kas ma nüüd olen võimeline siin mängima või et see on Kalev Cramo, et muidugi oli väga uhke tunne ja siis sain sükse enesekindluse boost'i, eks ju, juurde, et et mind tahetakse, eks ju, Eesti esiklubisse nagu ja et saab eurosarja veel mängida ja et see võimalused, eks ju, avanevad nüüd ja et aga ma võtsin lihtsalt seda ahmisin kõike sisse ja ma kuidagi, et kui mulle lihtsalt võimalus antakse, et ma nagu teen, mis ma saan nagu, et kuidagi see vist minu nagu
tugevus on, et nagu sa ütlesidki, et kui ma 17 olin, eks ju, ja sain palli ja panin peale, eks ju, et see on ka see väike võimalus, eks ju, mis sul on, et ja nagu kasutad neid, et ja seal oli mul nagu väga, väga kõva roll. Eiko usaldas mind ja võtsin nagu maksimumi sellest. Aga see oli nagu üllatav ka, et ikkagi nii hästi välja tuli seal hooaja lõpp vist veel oli eriti särav minu meelest FIBA sarjades, isegi tuli nädala või voorumängija, kuu lausa on ja kuu mängija tiitel, et see Eesti klubides seda väga tihti nagu ei ole, et või ma ei tea, oli see sinu jaoks nagu loomulik, keitsid õlgu ja läksid nurka paidama 3 edasi või natuke ikkagi patsutasid õlale ka, et hästi tehtud Artur? Ma arvan, et siis hakkas küll see tulema natukene, see õlale patsustamine ja et tubli Artur, et sa teed õiget asja ja et see on see nagu töövili ja kõik, et rasked ajad, eks ju, et see kõik on selle vili nagu, et vaikselt hakkasid nagu aru saama sellest, jah. Aga kui palju sellisele enesekindluse kasvule või ütleme enesekindluse ehitamisele aitab kaasa ka asjaolu, et tol aastal oli teil nagu megagraafik ka vist, mäng oli nagu kõvasti 70+ mäng. Mis see tähendabki, et kui sul on üks halb mäng, siis 3 päeva pärast tõenäoliselt on juba täiesti uus mäng. Üle päeva, maksimaalselt üle 2 päeva. Et siis selles mõttes, et kui sa oled isegi põde, sul lihtsalt ei ole ju aega põdeda. Jah, täpselt. Ja ma arvan, see oli ka väga, väga suur asi, mis nagu rolli mängis. Et sul tõesti, sul ei olnud aega põdeda ja üks mäng läks halvasti, siis nagu neid mänge tuli peale ja minu arust ikkagi mis praegu ka nagu kõik siin näiteks ka, et Kullamäe näiteks ütles, et ta tahab ka eurosarja mängida, eks ju, et see on sellepärast, et noorte mängida on lihtsalt vaja mängida. Et kui sa juba seal juba 30+, eks ju, oled ja rahulik elu peale, siis sulle soovib see üks mäng nädalas, sa ei taha tõmmelda, eks ju, aga meil just see mäng on kõige kõvem praktika nagu. Mäng on kõige kõvem praktika. Nojah, ja 30+ vend tõenäoliselt ta ei mõtle selle peale, et kuhu ta võiks karjääris jõuda. Ta võib-olla on juba jõudnud selleni, et ma naudin seda, et ma saan üldse korvpalli nagu profina mängida versus 20. alguses, see pinge on ju kogu aeg, et me ise kõik teame, et me võime mängida ükskõik mis liigas, ise tunned, aga et seda nagu välja ka näidata, siis see pinge justkui ka nagu natukene ja selles mõttes väga mõnus küll, kui ma proovin ette kujutada. Aga võib-olla see ongi mingi asi, mille pärast meil Eestisse jäävad nagu mängijad võib-olla oma siis lage ei saavutagi, sest neil on liiga kaua aega mängude vahel põdeda ja kuna mentaalselt me teeme ikkagi väga vähe tööd, keskmine vend, siis lihtsalt põlebki läbi. Jah. Ei, sul on väga hea point, jah. Ongi, et kui siin Eestis mängideks, et just nagu see lagi võib-olla jah, et sul lihtsalt sa ei saa võib-olla välja, et meil on nagu piisavalt häid mängid, aga kui sa ei saa näiteks ennast kuskil välismaa klubide vastu nagu mängida, eks ju, ja sa ei saa näidata seal, eks ju, et siis võib-olla sellepärast nagu see lagi jääb saavutamata, sest et neid võimalusi ei teki lihtsalt mängijatel. Aga jah, et kindlasti see aitab noorte mängijatel kaasa, kui neid mänge on palju ja põdemisaega nagu vähe ja niisugust kassimist. Aga Kalev Cramoga see suurepärane hooaeg selja taga ja kujutan ette, et neid pakkumisi oli piisavalt, valisid Hispaania Coviran Granada meeskonna. Tagantjärgi võib öelda, et vist ei olnud kõige parem valik, aga ma ei tea, mis seal nagu siis valesti läks? Mis sa ise tunned? No seal korraks see tuli ikka välja. See, et ma tegin iseennast nagu väiksemaks või et seal tuli see, mis asja, et ma tõesti nüüd tulin Kalev Cramost, läksin ACB-sse, et see on ju kõige kõvem koduliiga Euroopas, eks ju. Ja mõtlesin, et mingid siuksed asjad, et ma ei suutnud ära uskuda, eks ju, ja et nagu mingid mõtted, siuksed krapsed, kas ma ikka suudan selle taseme mängida ja kui ma juba seal olin ja et aga kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma mõtlesin, et okei, et ma võtan nagu rahulikult, üritan nagu kohaneda, vaatan, mis roll mul siin tekib, eks ju, et niimoodi vaatan rahulikult, eks ju, aga sellest ma ei saanud aru, et ma olen välismängija. Ma olen välismängija nüüd ja seal on see, et sa pead kohe esimesest päevast tootma hakkama esimesest trennist, esimesest mängust, et ei ole niimoodi, et sa rahulikult tuled ja kruisid ja kohaned, eks ju, et seal kui sa kohe esimesest päevast, esimesest mängust ei
ei ole meeskonna kasulik või noh, nii kasulik kui treenerid tahavad, et see oleks, siis põhimõtteliselt juba maalitakse sinust mingi pilt ja arvamus ja sealt on väga-väga raske välja tulla, et ma... Esmamulje on ikkagi nagu number 1 selles. Just. Jaa. Et jah, et ma tundsin nagu selles suhtes jah, et ma Kalevis olin nagu liidri rollis, eks ju, ja treener usaldas mind ja pani mingitesse rollidesse, kus ma ei tea, ma isegi võisin mingid game winnereid võtta, eks ju, et aga nüüd ma tulen sinna, kus ma olen kellegi vahetusmees, eks ju, ja nagu mina ise mõtlesin, et vai, et kui ma lihtsalt tulen sinna põhimõtteliselt, kui ma 17 olen, tulen sinna tagasi nagu, et kui ma vaba olen, siis panen, eks ju, lihtsalt ma hakkab midagi üleliiks tegema, aga minult oodati ikka palju rohkem, et kui palju saad võtta ise ette ja sa pead nagu parketinäri olema ja kõik see, et ma kuidagi olin liiga passiivne ja siis jah, oligi juba peatreener oli juba minust ka juba arvamus tekkinud ja enam nagu sealt kuidagi välja ei saanud. Ma kujutan ette, et Hispaania on küll päikseline riik, aga sinu elus siis nagu päike liiga tihti ei paistnud või noh, no sul on midagi pole teha, et sul on alati muidugi naeratus näol. Kas ka sellel perioodil oli või siis ikkagi mõtlesid ka, et no mis asja siin nagu toimub või noh, no ma kujutan, et peab olema raske, ei saa olla nagu lihtne, seal lähed on ja siis saad aru, et ma oleks pidanud võib-olla esmamulje hoopis teise jätma, noh, näed, et kuidagi sealt nagu ennast vist välja ei kaeva ka, et Moti ja kõik, noh Moti on muidugi pangakontol tõenäoliselt mingis mõttes, aga noh ikkagi, et see ei ole ka kõik. Jah, sul on õigus jah, no nii palju jah, ei naeratanud vist seal jah, et olin segadus tõesti, et mis nagu siis ma rääkisin treeneritega ja agendilt tuli, et jah, et nagu sa trennis väga tubli ja nad on väga-väga rahul sinuga ja et lihtsalt, et nagu nii-öelda ära stressa, et küll sa saad need minutid ja kõik sükke siis ma nagu ei tulnud ja siis ma oligi nagu segadas, mis ma siis nagu valesti teen ja ei saanud mängu ja ühesõnaga jah, aga noh, muidugi no see aitas, see Hispaania elu ja päike nagu ta aitas, et see hamon ja cerveza ja see natuke ikka aitas nagu aga lihtsalt jah, et siis nagu mingi hetk hakkas nagu tulema kinni, et kuule, et äkki siis hakkama vaikselt nagu kuskile mujale vaatama ja et sul on vaja mängida, et agendil nagu müts maha selle eest, et ta nagu ütles, et ta muretses tõesti sellepärast, et mul on vaja mängida. No ja Oldenburgi sa maandusid Saksamaale, noh, esimesel hooajal ma vaatasin 15 mängu, pea 8 punkti, 6 lauda, aga 3 oli väga hästi kukkunud, 27%. Kas siis see oligi see hetk, kus sa nagu hakkasid enda vaimse poolega nagu tööle? Jah. Sest ma korra veel segan, sest järgmisel hooajal sinu 10% parem, 37 punkte, 13, 6 lauda, noh, need on ju korralikud viskaja numbrid. Ma hakkasin ja tegelikult, sest ma lõpetasin seal hooaja ära ja ma jäin 9 hooajaks veel, eks ju, et siis sellel uuel hooajal Oldenburgis ma hakkasin tegelema ja et aga jah, kui ma sinna tulin, siis jällegist täiesti uus kogemus minu jaoks, et poole hooaja pealt kuskil vahetad klubi, sa lähed sinna kus sa ei tea mitte kedagi, sa ei tea, kuidas kohtlema hakatakse, sa ei tea, kus sa elama hakkad, ma ei tea, millised inimesed seal on, kuidas fännid vastu võtavad, millised su meeskonnakaaslased, mitte midagi sa ei tea, täiesti nagu peas vette lähed ja hooaja vahetus ka, et see oli kindlasti siuke stressirohke aeg, aga ma mõtlesin, et nagu savi, et kui ma niikuinii siin mängida ei saa, et nagu hullemaks minna ei saa ja nagu selles suhtes, et seal oli nii-öelda garanteeritud need minutid, sest seal olid väga suured nagu vigastusprobleemid ja vist oligi nagu, nad ei saanud isegi trennis nagu 10 mees kokku isegi noortega nagu, et ja rosteris oli lõpuks meil, kui me läksime mängule, siis nimekirjas oli 8 mängijat. Et aga jah, et seal ma veel ei tegelenud nagu kohe hakanud, et siis järgmine hooaega ma hakkasin tegelema. No ja kus see tõuge tuli, kas ise siis otsustasid, et nüüd on vaja või leidus keegi inimene, kes sind suunas ja kui kiiresti sa said aru, et see asi nagu toimib, seda on mõtet teha? Väga küsimus. Vist esimene siuke mõte vestlus sellest tekkiski Hugo Toomiga, et Hugo vist oli siis juba varem ühenduses sellise, jah, ta ei ole nagu psühholoog, ta on coach, ta on treener
Kerdu Lenar jah, et siis Hugo juba oli temaga nagu ühenduses, tema siis võttis tema teenust ja siis kuidagi siis kohe see sama Kerdu nagu kuidagi kirjutas siis mulle ja sealt tekkis kohe vestlus ja tegime tutvustuskõne ja mulle nagu väga sobis see, et siis mul enam ei olnud kaaslast ka ja siis ma olin üksi ja siis ma mõtlesingi, et äkki nüüd on nagu rohkem aega ja saabki nagu endale keskkonna endaga tegeleda ja sest mul oli väga suured tegelikult nagu siuksed probleemid enesekindlusega, et eriti seal nagu Hispaanias uuesti lõi välja, et noores põlves, et see Pärnu ja Kalev Cramo aeg oli väga hea aeg, et aga seal uuesti nagu Hispaanias nagu see uuesti kukkus päris tugevalt nagu, et selle enesekindlusega ma olen pidanud väga palju vaeva nägemas, see on igapäevatöö, sellega ma tegelen siiamaani ja kindlasti tegelen ka karjääri lõpuni, et seal nagu jah, ma kuidagi seal Oldenburgis üksi olles ma sain aru, et see on mingi asi, millega ma pean tegelema. No ja statistikas vaades on selge nagu mõju väga tugev, aga võib-olla siis ma küsin nii, et kas see on mingi asi, mida täna noored nagu peaks kartma või kuidagi hirmutab, et see nüüd hakkab veel lisaks aega võtma, ei jõua niigi trenni ja õppida või kuidagi hoopis teistmoodi sellesse suhtuda, sest see ju ei aita sind ainult nagu korvpallis. See need samad põhimõtted ju kehtivad nagu kogu elus või kuidas nagu üldse, mis sa arvad, miks üldsegi see nagu alles nüüd hakkab natuke tulema, suur aitäh minu meelest, sina oled üks mees, kes sellest räägib julgelt, on teisi ka ju, kes on nii-öelda siis tunnistanud, et nad kasutavad avi, mis on nagu täiesti normaalne, et keegi ei pea tunnistama, et ma lähen jõusaali, et samasugune lihas on ju peas, nagu täpselt sama. Täpselt. Väga õige jutt jah, et nagu sa ütlesidki, sama lihas on sul peas, et see on ju jah, lihas seda saab treenida nagu läbi harjumuste, uute harjumuste tekitamise, eks ju, oma mõtteviisi muutmine, eks ju, kuidas sa reageeri mingite asjade, mis nagu emotsiooniga sa vastu võtad, eks ju, kuidas sa emotsiooni kontrollid, need kõik on su mustrid su peas nagu, et ja seda saab treenida, see reaalselt sa saad treenida, see on nagu ja siis neurokodeering, et sa lood uusi närvivahelisi teekondi oma ajus, eks ju, et kui sa harjud mingit moodi kogu aeg reageerima, eks ju, et aga sa harjud ennast mingi teistmoodi, siis sul tekib kohe uus teekond nagu ajus, et see on tõesti, see on lihas ja see noortest nagu see jutt, mida varem nagu mingilt maalt küll, ma saan aru, ma ei tea veel, kus see täpselt see õige vanus on, aga mina oleks kindlasti tahtnud, et ma oleks nagu varem hakanud sellega tegelema, sest oligi see, ma arvan, mingi 14 kuni 18, et siis oleks juba kindlasti tahtnud nagu sellega tegeleda ja et keegi ütleks kuule, et Artur, sest põhiprobleem oligi mul see, et miks mul see enesekindlus nii väga nagu kõikus ja oli madalal, oli see, et nagu ma väga, iseloomus on see, et ma olen selline nagu natuke people pleaser ja mind väga huvitas, mis nagu teised arvavad minust, eks ju. Ja see on muidugi paremaks läinud, aga siis näiteks, ma ei tea, väiksena seal olin ja ma ei tea, keegi võttis mu palli ära lihtsalt näiteks, tegin pallikaotuse või viskasin ässa. Oi jumal, kui piinlik oli. Oi, kui piinlik hakkas. Ma hakkasin kohe mõtlema, oi, kui paljud vanemad või teised nägid seda, eks ju, ja mis nad küll arvavad minust ja et no nii häbi on ja kuidas ma sain niimoodi ja aga see mõjub nii laastavalt, see mõjub sulle nii laastavalt, et see on ju tegelikult kõigest mäng, see on kõigest mäng ja see juhtub, ebaõnnestumised juhtuvad, et läks mööda, mis siis vaata ja isegi nagu, sest see emotsioon, see tuleb, sa ei suuda seda täielikult välja lüüta nagu, ikka tekib nagu halb tunne, eks ju sul, et sa seal palli ära kaotasid või mis iganes mängu kaotasid mingi enda vea pärast, eks ju, muidugi tuleb halb tunne, eks ju. Aga see, kuidas sa sealt välja tuled, kuidas sa reageerid sellele, mis emotsioonid sul tekivad, mis mõtted sul tekivad, kuidas sa nendega tegeled, see kõik on treenitav, sest ma tean mängeid isegi siin Eesti pinnal nagu, kes mingit peale halba mängu lihtsalt reaalselt mõtlevad ennast haigeks nagu.
nad mõtlevad ennast, palavik tekib. Väga tuttav tunne. Jah, et palavik tuleb, ma ei tea, mis iganes, jäävad haigeks, sest et nad mõtlevad, nad ei ole külmad ega mitte midagi. Lihtsalt peale halba esitust kuidagi lähevadki võib-olla Delfi kommentaatorisse või mitte midagi Delfi kohta. See oli Delfi kommentaatorite kohta. Aga ühesõnaga hakkavad neid lugema, et ühesõnaga nagu see mõjub laastavalt nagu, see mõjub laastavalt, jah. Siis me peame küll vaikselt hakkama lõpetama, mul mingi 2 sükest küsimusekese asja on veel. Esiteks, kui nüüd juba siis Kerduga hakkasid koostööd tegema, avastasid, et okei, sellest on kasu, siis ma tegelikult tean, et sul on veel abivahendeid, mida sa kasutad, üks on see Neurovisor, eks ole, mis stimuleerib sul, ma ei oska seda täpselt seletada, aga igaüks, kes tahab Neurovisor võib otsida, Arturi sotsiaalmeediast leiab ka kindlasti ülesse. Aga see nagu positiivne tulemus Kerduga siis nagu julgustas sind ka ja proovima nagu veel selliseid, mitte tavapäraseid tolleks hetkeks tavapäraseid siis nii-öelda arenemisvõimalusi tavapäraselt meil ainult jõusaal või saal, eks ole. Nüüd on nagu see, et kui aktiivselt sa täna võib-olla uusi asju otsid või pigem oled rahul sellega, mis sul on praegu olemas, see koor ja kui kuskilt midagi paistab, võin proovida, aga nagu praegu on nagu nii, nagu on. Jah, ma üritan mitte nagu täitsa lahmida ja kõiki asju vastu võtta ja igat asja proovida, et ma üritan mingit filtrit ikka peal hoida ja ajastus on ka oluline, millal sa proovid nagu, et kas sa proovidki mingeid enne tähtsaid mänge, eks ju, hooja sees seal, või siis sul on suveperiood, eks ju, kus sa saad mingeid uusi asju proovida, et pigem ma üritan nagu rahulikum aja leida, kui ma midagi täiesti uut leian. Aga nagu spordimaailmas eriti nagu mida kõrgema sa lähed ja kõrgema tasemele, et missugused pisiasjad, mis sulle kasvu selle 1% juurde annavad, see on juba meeletu eelis ja just see vaimne pool, see enesekindluse hoidmine, sest ilma enesekindlust näiteks sa ei suuda mitte midagi teha, sa võid ükskõik kui hea mängija olla, aga kui sa palli saad ja sa värised kõhkled, siis see vise läheb sul, ma ei tea, 10-10 läheb sul alati nagu mööda. Okay. No teeme lõppu 2 kas-küsimust veel, sest ma tean, et sa pead kohe minema. Esiteks, kas sa oled nõus sellega, et tänapäeva nagu tipptasemel spordis on füüsiliselt ja nagu oskuste poolest nagu enamik tippmängijaid jumala võrdselt, paneme nad tühja saali, laseme visata 103-st, 100 vabakat, jõusaalis midagi teha, joosta, enam-vähem sama. Vahe tulebki sellest, kes teeb mentaalset tööd ja kes ei tee. Või okei, mõni sünnib nagu mingi mega enesekindlus. Oled nõus sellega? Olen nõus, jah. Mõned tõesti, kui sa vaatad Ameerikasse, neil on täiesti savi, eks ju, ma ei tea, nad tulevad sükses keskkonnast, sükse kasastuse pealt. Neil on surv või korvpall, et siis... Jah, neil ei ole muud varianti, eks ju, jah, süke dogfight kogu elu olnud, eks ju, et see oleneb. Et aga tõesti, mingi et nagu... Üks asi on ka see, et kogemus tuleb ka, eks, et mingid asjad sa pead ise läbima, sa ei saa kõike õpikutest või keegi räägib sulle neid läbi elada. Üks asi on nagu, et sa pead ise neid kogema, nendes heiketes olema, neid mänge ise kaotama, näiteks mingite oma vigade tõttu ässasi viskama, palle kaotama, saama sükest pinget, et muud moodi nagu sa ei kasvagi, sa ei arenegi, et see kõik nagu on vajalik, nagu kui sa tahad areneda, et sa ei tohi neid võtta sellistena, et kõik inimesed on kuidagi nii, ma ei tea, või ütled seda halvasti või too karjus või see, et see on just nagu arenemise koht tegelikult, et üritada välja filtreerida, mis see sõnum tegelikult seal on ja arvuta seda, kuidas sina reageerid seda, sest vahet ei ole, millega sa tegeled, kus sa oled, sükseid asju kaikaid hakatakse sulle kogu aeg kodaratesse nagu loopima. Okei, ja viimane küsimus, kui me siin juba kaotustest rääkisime, siis kui palju erines sinu arvates Artur Konontšuki reaktsioon, kui oleks Artur Konontšuk, kes poleks kunagi oma mentaalse poolega tegelenud ja Eesti koondis kaotab mängu Portugalile versus Artur Konontšuk, kes täna tegeleb sellega ja kaotus Portugalile. Et kui suur see erinevus on, mis sa arvad nagu? Ma arvan väga suur, et ma arvan, ma oleks seal mõndade mängijatega võib-olla nagu mingid samad mustrid oleks mul olnud, et kohe mingid kommentaariumid lahti ja vaadanud, mida inimesed ütlevad, räägivad või et kindlasti oleks palju rohkem nii-öelda kassinud, eks ju, ja Türgis täna 50 prossaga 3 ei paneks. Ei, see ei ole suure tõenäoliselt mitte, et see oleks ikka veel mõtetega seal Portugali mängus, jah.
no vot, väga hea. Minu meelest Arturi lugu näitab, et enesekindlus ei ole midagi, millega sünnitakse või mida saab ükskord leida. See on oskus, mida tuleb pidevalt hoida, treenida, eriti siis, kui eksimine on kõigile nähtav. Kui siit vestlusest midagi kaasa võtta, siis see, et vaimne töö ei ole lisaboonus, vaid osa tippspordist. Rõõm, avatus ja julgus eksida võivad olla sama tugevad relvad kui hea vise ja see ongi peavõit. Aitäh, Artur! Aitäh, et tulid, minuga jutustasid ja soovin sulle edu eesootavateks mängudeks ja kõva tervist terveks hooajaks. Suured tänud ja aitäh kuulamast ja kõigile ka soovin siin külmas talves palju tervist ja pange soojad riidesse. Aitäh!